Ah, nii, voice down. Juba käib pa? Ma pean käima ja oota, aga mul on enda telefon vist hääle peal. No võt, müriseb minuga, ise on samasugune. Opatški. Magneesiumivesi sisse. Not sponsored, värska magneesiumivesi, aga võiks olla sponsored. Fakt on lihtsalt see, vist jõud seda päris palju. Ma polegi küsinud isegi, et kas värska tahab meid sponsoreerida, aga ma ostan seda jõle kallist vett oma isikliku raskelt teenitud raha eest. Sul on raha sitaks. Noko mind ka ei sponsoreeri. Kahjuks. Noko on veel kallim. See on väga kallis. Väga kallis. Ma ostan selle suure värska liitrise pudeli, see on ka mingi Rimist, mis sain soodukaga 1,45 pluss pant on ja Noko on veel kallim. Nüüd on Rimist varsti välja ostetud selle. Sa ei saa niimoodi õigata välja, kus... Vabandust, jah. Praegu on nagu munavalge, kui käid otsid tikutulega mööda. Põhimõtteliselt, jah. Mööda linna taga sõidad kütust veel rohkem maha, kui see lõpuks. Või see on see, et küsin teistelt, et kus te saite viimati, vaata. Et ala, kus te eile ostsite, et ma teaks nagu, et täna veel on. Äkki peaks mingi Facebooki selle grupi looma, nagu, kus on munavalged. Jah, poodide kaupa täituvus nagu vaata, et promos, oli mingi 20 pakki on ja tänase kella 2 seisuga ja nii edasi. Okei. Aga kui me siin juba kaubandusest räägime, siis ma võin öelda, et ma lõpuks sain selle kingituseks ostetud jäätismasina kätte selle peal. Kaua sa ootsid seda? Ma tellisin 25. mail. Siis öeldi, et saad kätte. Hea töö Euroniks. Selles suhtes tagasisidet, et kehva ei jätnud, aga ma mõtlesin, ma pean ära mainima selle siin. Mõned, võib-olla keegi on hakkab vast seal tellimas midagi, siis vaata teised variandid ka läbi. 25 tellisin, siis mulle pakuti mingi seda näidistoodet krapsuga. See võtnud seda vastu. Et ootame, et ma saan 17. juuni kätte. 17. juuni ei saanud kätte, siis ma helistasin, siis öeldi, et juuli alguses saad kätte. Siis ma palusin, nagu pange mulle täpne see aeg meili peale, mida ei tehtud. Ja siis ma olen vaata hästi kannatlik, aga siis ma juba teist korda mõtlesin, ma helistan juba veits nagu kurjamalt ja siis tuli sõnum. Tule järgi. Siis ma vaatan, see toim on, hakkab ära kuivama, siin peab vett panema. Okei. Veits pettumustega, et nagu selles suhtes, et kui sa tellid toote kingituseks, sünnipäevaks, siis see sünnipäeva ei saa ju kuu aega mingi hiljem. Ja alguses oli tegelikult päris hea, et olekski täpselt sünnipäeva. Aga näed, jah, nüüd läks nagu nii. Ja kes oli suur see ninjade müüja oli Frog ja Frog on nüüd kinni pandud. La Bankrott. La Bankrott, jah. Ma veits mõtlesingi, et huvitav, kas see oli ninjade pärast. Ma ei usu. Sest et nad müüsid kõige odavamalt minu pärast neid ninjasi ja ma arvan, neil oli väga palju neid tagasivõtmisi, sest ka mulle kingiti ninja masin ja ka mina andsin selle garantiisse, ta läks katki ja ma sain raha tagasi. Ja aga ju seadmetega, kas seadmete garantii jääb nagu müüja kanda, ega nendel on ka ju garantii tootja poolt. No, jah. Oleneb, kus nad ostavad. Võib-olla nad ostsid hoopis Hiinast need. Vaat ei teagi. Võib-olla olid mingid praagid. Ei teagi. Müüsid odavalt ja siis oligi see, et aga juurdehindlus oli ikkagi mingi 200%. Ühesõnaga, kui keegi teab, mis põhjusel Frog läks pankrotist, te võite alla kommenteerida, et võib-olla meil kuulajate seas on keegi, kes on nagu teadlikum. Ja kust on mõistlikum ninjat tellida? Jah, et kust te olete ostnud oma ninja ja olete nagu, saite kätte ilusti õigeaegselt, olete rahul nagu ja ühesõnaga võite jätta nagu kommentaare. Kas sa tahad veel kaubandusest kedagi nagu välja tuua? Veel ei taha, sest et mul just saabus üks seade koju, mida ma ei ole saanud veel üles panna. Et seda veel ei saa nagu maha tõmmata? Ma loodan, et siis see episood täna salvestame, homme läheb üles, et see saab siis läbi Starlinki interneti teie poole. Ja see peaks siis olema üliheli kiirusel? Ei, see kiirus ei saa seal olla, aga ta peaks ikkagi olema nagu vähemalt okei, sest et eelmise nädala episoodi mina oma 5G mobiilset
Telia internetiga laadisin üles, hakkasin kodus üles laadima, siis mul näitas, et estimated time 650 tundi. oi, Jesus. Ja ma elan Tallinnas muide, Pääskülas. Ei ole veeaugus, metsas on ju, et peaks arvama sellist, okei, ühesõnaga. Ja siiamaani arvame, et AI võtab meil siin kogu selle maailma üle, kui me ei suuda internetigi pakkuda. Okei, Starlink peaks olema siuke asi, mis peaks nagu igal pool suht hästi nagu kogu, nagu vahet ei ole, kus kohas see on, nii kui sul see ühendus olemas on, peaks nagu hea olema. Hind on odavam natukene. Ja seadmed tulid nagu maru kiirelt. Eelmine nädalavahetus tellisin. Kus nad tarniti? Euroopast? Ja. Okei. Tulid siit kuskil. Elon isiklikult pani USAs. Ei, ma helistasin küll talle, ütlesin, et kuule, saada mulle, ta ütles, et tee tellimus, ta teeb pärast krediti. Okei. Ühesõnaga, tänane episood on meil siis puhtalt, räägime. Meil nädal aega pommitasime seda, millest teeme, kelle kutsume ja siis lõppus sellega, et kui siia sõitsime, siis. Jah, aga vahest ongi lihtsalt vaja nagu, et teeme külalistega asja, räägime mingeid teemasid, aga siis vahepeal tahamegi lihtsalt võib-olla hinge pealt mingeid asju ära saada või jagada teiega siis, mis meil parasjagu nagu aktuaalsed teemad on ju, et miks siis mitte on ju, et mis veel aktuaalne on sinu elus? Teeme blogi. Ja? Minu elus aktuaalne, ega rohkem väga suurt midagi ei olegi. No ma tean seda, et sa kavatsed homme sõita rattaga Pärnusse Tallinnast. Ja, no see ei ole kõige suurem. Kas see tuleb sulle esimene nagu pikk rattatrenn siis või? Või noh siuke? Selles suhtes küll jah, ma olen lihtsalt harjumise mõttes teinud siukseid 60 ja niimoodi. 60-80. Aga homne on siis, mis sul see kaardi peal näitas, 145 või? 148. Oleneb, kuhu ma lõpuks välja jõuan nagu. Kas keerad kuskilt valasti või? Ei, ma üritan ikkagi kaardi järgi ilusti sõita. Kas sa saad telefoni paned nagu sinna ette kuskile või? Ei, mul on see rattakompuutri peal on kaart. Very nice ju. Ja miks ma tahan hommikul väga vara minna, et siis on nagu liiklusega ka nagu üli chill. Ja mis ma siin hommikuti sõitnud olen, siis on nagu ikkagi väga mõnus siuke päike nagu tõuseb ja siukest udu on veits ja mingid loomad jooksevad veel. Ja. See on ju väga teraapiline nagu kulgemine saab sul olema siis ju. Jah, ma võin sinna Pärnusse varem jõuda ka ju. Jah, et meil on homme siuke põnev plaan, et me lähme perega Pärnusse. Meil on väga lai nagu see pere mõiste on ju, et aga ma arvan, et sellest tuleb väga tore päev, et me elame seiklusparki ja noh, mis meil mõtted olid, et kas siis lähme kuskile Pärnusele pärast sööma või teeme mingit pikniku värki seal on ja chillime. Et Pärnu ikkagi suve pealinn on ja, et kui siin lubab nüüd hakkab vihma tulema, siis äkki Pärnus veel on nagu parem ilm. Ei tea, vaatame. Aga jah, kes on sellised seikluspargi huvilised ja Eestis siis ongi kõige parem seikluspark on Valgeranna. See on siis Pärnus. ChatGPT-ga põrgatasin juba mõtteid. ChatGPT ütleb, et kõige parem on Valgeranna ja et soovitan siis minna inimestel sinna, et kes nagu, ma ei tea, pabistab või kardab, et see on mingi, ei saa hakkama, siis tegelikult on sitaks pull, lihtne, kui sul nagu vähegi on ikkagi mingit, ma ei tea, jõudu, liikuvust, mingit nagu seda koordinatsiooni, siis mitte midagi hullu nagu ei ole nendes, et mina ikkagi üldiselt kõik rajad ilusti nagu teen läbi ja ma arvan, et sina ka ja ma tean, et sina tahad kindlasti seda vabalangemist meil seal teha. Ja mul nagu võin ju turnida neid asju seal, aga see ei ole nagu põnev, pigem ikkagi midagi siukest, kus saab hüpata või. Mina natuke kardan, et kui ma tean, et Vahur teeb, siis ma pean ka minema. Aga ma ei luba veel nagu midagi, et ma vaatangi täpselt selle tunde pealt, et ma olen olnud korra Vahuriga selles olukorras, kus vaba langemist
peab tegema ja ma ei saanud seda teha nagu oma tingimustel ja siis ma loobusin sellest. No sa oleks pidanud ikkagi esimesena ära tegema, mitte nii, et ma teen ees ja siis ma ootan. Ja siis ma hakkan tussama. Jah, pigem tookord oleks pidanud niimoodi, et davai, tee ära. Jah, aga tead, ma vaatangi homme, et kuidas see asi seal on, kuidas nad selle lahendanud on, selle kukkumise ja siis ma otsustan oma nagu perse tunde pealt, et kas perse tahab minna või perse ei taha minna. Ja eks siis see perse ütleb homme. Et täna ma nagu lubadusi ei anna, ta on tempting ja mul on nagu küll siuke tunne, et kui keegi teeb ees, siis ma olen nagu, mida tussi ma pean ka minema ikkagi. Mis seal veel on? Ma ei tea üldse sellest mitte midagi. Ja mina ka ei tea, seal on ikkagi radu on päris palju. Ma ei ole kunagi seal nagu käinud. Et ma arvan, see meile kõigile uus ja huvitav. Et eks paistab, aga jah, lihtsalt, et seikluspark on selline tuus nagu ongi tegevus, mida teha sõpradega, paarilisega, perega, ma ei tea, you name it, et minu arust on nagu väga pull. Selline aktiivne, mitte lihtsalt passin kodus Netflixi või scrollin Reels'e, vaid lähed nagu liigutad ennast, sa oled värskes õhus, sul on lõbus, sul on natukene nagu challenge'it on ja, et noh, ma ei saa öelda, et see mingi närvikõdi nagu tekitav, et isegi ma arvan inimesed, kes nagu kõrgust kardavad, siis kui sa seal üleval oled ja sa tead, et sa oled nende rakmetega kinni, kõik on nagu kontrolli all, siis ma ei usu, et tekib see tunne, et oi, ma olen kõrgel. Et vähemalt minul nagu, ma ei usu, ma ei tea, et noh, ma arvan, et ma ei karda kõrgust otseselt, aga kui mul on nagu see, ongi see näiteks free falli värk on ja, et ma lihtsalt kardangi, et ma ei tea, midagi juhtub ja ma kukun surnuks on ja, et seal üleval ronides mul ei ole kordagi sellist mõtet nagu peast läbi käinud, et äkki ma ei tea, mingi rakme läheb katki ja ma kukun surnuks. Ega kõrguse kartus ongi see, et midagi juhtub, ma kukun surnuks. No jaa, aga kui sa rakmetega kinni oled, siis sul ei ole seda. No, aga seal on ikkagi see, et sa mingi hetk võid kaotada tasakaalu, sa oled sabitusse olukorda pannud ennast, keegi ei taha selle sabituse olukorras. No sa nägid, mis ma seal kuradi Leedus tegin, keset seda mingit nööri ju tõmbasin jala peal niimoodi kaela taha ja et ma ei tea, mõnus minu arust turnida niimoodi mingit Tarzanit seal mängida. Vot nii, aga millest mina tahtsin veel rääkida on, meil on üks uus projekt olnud ju siin käsil, et alguses me ei rääkinud sellest, tegelikult meil see mõte tuli Leedus või võib-olla enne Leedut, et tegelikult oleks jumala pull on ja, et ma ei tea, võib-olla vist kunagi oli Eestis mingisugune tüüp, kes äkki mingi koos sõbraga tegid nagu sellist sarnast asja, aga et noh, nimeks sai siis sellele projektile Gym Passports ja mõte siis on see, et külastada erinevaid jõusaale, nii nagu Eestis kui välismaal ja noh, nüüd me oleme uploadinud 3 videot, 2 neist Eestis on ja Idakeskus, Sparta, üks siis Vilniuse, mingi Muscle Makers ja meil on tegelikult 2 videot veel varus, on mõlemad Leedus tehtud. Me ei ole neid veel isegi editinud kokku ja me tahaks niimoodi ka, et me lähme homme nagu varem Pärnusse ja ma ei hakka ära spoilima, et mis me Pärnus teeme, aga me võtame ka Pärnus ühe jõusaali siis ette. Lähme teeme seal review'd ja et siis saate siis nagu jälgida, et see on väike võib-olla see promo nagu sellele channelile ka on ja, et siin näete, lobiseme teeme on ja siis seal Gym Passport siis nüüd saate näha tegemisi asju. Aga need on 2 täiesti erinevat asja, et noh, aga lihtsalt noh, ma võin Gym Passportsis ka mainida, et muide ma teen podcasti ka, et minge nagu kuulake podcasti ka vaata, et seal ma räägin nagu rohkem, kui praegu praegu ma olen aru saanud seda, et ma olen suht siuke lühikese jutu vend on ja siis Rasmus jäpib nagu ei ole palju ja siis ta sai sellest ise ka aru alles siis, kui meile nagu videot editisime ja siis vaatasime, et minu mingi lõik on siuke noh, mingi 1 minut 2 on ja siis see vend lihtsalt räägib mingi kuradi 10 minutit et võib-olla jah, niimoodi, et muidu ei saa aru, kui palju ta suudab rääkida, aga siis kui sa nagu reaalsuses näed neid numbreid, siis saad aru, et ma olen siuke short,
konkreetne jutt tehtud, kõik on ju, aga et tal ikka sealt torust nagu seda üleliigselt ikka lendab nagu. Kuidas siis need Eesti jõusaalid praegu hinnangut saanud on? Mina ei ole ühtegi vaadanud, ega ma tõenäoliselt ei vaata ka. Muidugi ei vaata. Ja aga mis seal siis nagu niisugust põhjapanevat on olnud ka või? No meie esimene episood oli tehtud siis Idakeskus spordis, mis ma läksin sinna väga suurte ootustega, sellepärast, et see on ikkagi ju nagu öeldud, et on väga hea saal, kõik on nagu... Kes see on öelnud? Noh, kes meil seal Idakeskuses on nagu sellised suured tähtsad tegelased on ja... Ma ütlen kohe ära, et Tehnopoli gym on kõvasti parem. Okei, jah. Ma ei ole seal ammu käinud, aga I'm up to minema tegema seal ka videot. No tegelikult on Roka gym on nagu kõvasti nagu veel parem. Aga minu kodu on Tehnopoli gym ja kui te sinna tulete ja hakkate seal mingit sappi pelgama, siis ma viskan hooga sellest väravast välja. Ei no, ei ole tegelikult otseselt nagu nimelt plaanis tulla kuskile kellegile hinge sittuda. Ei ole nimelt plaanis, aga kui on põhjust, siis situme. Ja ütleme nii, et me läksimegi Idakeskusesse väga nagu suurte ootustega ja ma pidin ikkagi pettuma. Ma 2 masinale andsin kõrge hinnangu ja ütleme, et oligi 2 esimest asja tegin ära, ma olin nagu suht kikkis vaata, et tundus nagu, siit tuleb päris hea nagu kraam on ja mida rohkem harjutused edasi läksid, seda rohkem mul nagu see mott maha läks. Oota, kas seal on ka erineva tootja masinad või? Ja mingid asjad on kindlasti, aga live fitness on põhiline. Ja mis need head masinad olid siis? Üks oli 1 jalaga press istudes, vaata plaadid on ees ja 1 jalaga teed, päris hea oli. Vaata, kui ma olen nii väike, mul on hästi raske tegelikult saada nagu sükast head tunnetust mingi pressiga üldse on ja sul on raske seda algust teha? Mul amplituud ei raske saada, et tavaliselt masin läheb enne kinni, kui ma saan nagu täisvenituse, pluss ma olen nii flexible veel ka, et aga seal ma sain päris hea asendi, sai timmida, isted kõik, puusatõstemasin oli seal päris tummine, päris nagu hea, ma andsin ka minu meelest 10 sellele ja lihtsalt siis edasi tuli mingi smitikang, mis oli jumala tuksis, sa ei saanud lukku ise peale, kang käis niimoodi lippadi-loppadi, saad sa aru või? Päris ohtlik nagu ja ma veel nagu videos ka kõigutsin seda, ütlesin, vaadake nüüd, et mis asi sellega toimub. Smitikang ei tohiks niimoodi sul käia üles alla, nagu 2 poolt erinevalt lihtsalt liiguvad. See on see stabiilne. Smitid on igal pool jumala erinevad, vaata. No aga sellist pulli ma polnud enne veel näinud. Ligad ja logad, no. Ja sealt ikka tuligi järjest kehvakene, aga ma saan aru, et nad ei ole sinna saali investeerinud, see omanik on mingisugune vene, mingi miljokas on ja tal on suht savi, see asi lihtsalt tiksub, ta ei viitsi sellega tegeleda, minu meelest see saal on müügis olnud väga mitmeid aastaid, keegi seda ei taha, et ta lihtsalt eksisteerib, keegi sinna nagu ei panusta on ja, et tuligi nagu väga aus hinnang on ja. Eile me käisime siis Spartas, ma mitte nagu põhjuseta ei ole ju valinud Spartat enda kodusaaliks, et seal ongi väga head masinad ja ma tundsin kohati nagu halvasti ennast, et ma pidin igale asjale 10-10 andma ja mingitele andsin seal mingi 9 ja kus ongi sellised väiksed nagu nüansid, mis ma ütleks, et saaks nagu paremini on ja, aga lihtsalt Sparta on hea saal, seal on erinevad masinad, seal on erinevad brändid, kõik on nagu hästi valitud on ja, et ja võib-olla on see, et ma olen nii sina peale saanud kõikide nende asjadega, et kui ma läheks võib-olla sinna esimest korda ja ma hakkaks randomly mingeid masinaid nagu katsetama, siis võib-olla ma oleks kandnud nagu madalamaid on ja, eile me tegime ülakeha, ma vist korra häkki proovisin, häkk on meil ka seal ju väga hea, sa oled ka teinud seda häkki, ma ei tea, kui hea meelega sa tegid seda minuga seal koos on ja. Häkki ei ole kuskil meeldiv. Jah, aga ta on ikkagi, ütleme, võrreldes mingitega, mis on suht nagu... No need meie seal Jimmy, need häkid, need suured jurakad, vaata, see on ka tegelikult päris mugav. Ta liigub ka päris hästi. Ja, ta on ülistabiilne, vaata. Ainuke miinus on seal see, et see jalaplaat on nagu uskumatult libe.
See võib olla ohtlik. ja ma pikemat aega juba, mul tegelikult kuskil garaažis vedeleb see libisemisvastane teip, et mul on nüüd tegelikult ütles juba väga kurjalt mulle mu elukaaslasest klient, et nüüd tuleb see ära panna, et me lähme kasvõi ostame selle uue teibi, vaata, siis nüüd ma pean nagu tegelema sellega. Et need on jah. Masina pealt ütleme libiseda nagu ei tahaks ka seda harjutust on ja, et see võib päris kehvasti lõppeda. Aga eks me Aga Spartas on hea nagu... Spartas on hea ja polegi midagi teha, see on nagu inimesed, ongi sa ümbritsetud sportlastest, sul on hea nagu aura, saal on suur, avar, kõrged laed, isegi siukse kuuma ilmaga seal tegelikult on õhku. Seal on kuuma ilmaga on õhku, sest et kõik see tõuseb üles. Seal on ainult viirused, et talvel. Talvel on veits külm, aga kui sa ikkagi talvel tuled sinna tegema trenni, siis see on päris kaif. Et võib-olla alguses sul on jah, süke kergelt nagu jahe on ja, aga kui sa juba teed trenni, oled soe, siis tegelikult see, et seal on veits külm on nagu hea pigem. Sest praegu on nii, et ma teen jalga, mul on palav, ma higistan, mul on pulss kõrge, et oleks nagu paar kraadi külmem, siis oleks täitsa mõnna. No praegu nagu suvi ka. Et on väikseid asju muidugi, mille kallal võtta on ja. See on nagu väike asi, aga et tegelikult see temperatuur on nagu ülioluline. Minul oli üks päev niimoodi, et ühes saalis tegin trenni, kus oli umbne, ma väsisin ise nagu trenni andmisega ära. Läksin teise saali, kus oli parem õhk. Kohe uuesti ärkad ellu vaata. See lämbe, kui ahvnikku pole, siis see on nagu natuke pahasti. No jah, mis parata, aga kui sul eile oli väljas reaalselt 29 kraadi. Et kui sul on saalis seal siis mingi 23-24 on ja saame hakkama, elame üle. Et mõnes MyFitnessis ma kuulsin ka, et ma ei tea, kuumade ilmadega kont ei tööta ja siis on lihtsalt nagu nii umbne, õhku pole, palav on ja akendest kütab päike sisse. Et pigem siis valiks nagu selle, et Spartas on veits nagu soe, aga vähemalt kuna see ruum on nii suur, laed on nii kõrged, siis seal ikkagi õhku nagu on. Ja seal ei ole neid aknaid, vaata. Jah, kus päike sillerdaks sul. See on kohati jah, mis on nende keskuste saalid ja väga palju ka siis gymmid ja MyFitness on tehtud sellega, et igal pool hästi palju aknaid, et sa saad välja vaadata, et ja tundub nagu avar ja värki. Aga jah, sealt ikkagi kütab ja siis kui konti ei ole, siis ongi kohe pahandus, vaata. Aga nii palju, kui me oleme Ameerikas käinud, vaata seal on väga paljud saalid on kõik kõrge laega. Et just, et olekski see, et see ja sa saad palju lihtsamini ventilatsiooniga selle õhu nagu nii-öelda vahetus ära regullida, kui sul on kõrge lagi on ja see on nagu asja pärast ka. Ma vahepeal nii igatsen seda Iron Office'it, kus me tegime seal Fresnos trenni, sest see oli sitaks hea saal. Ma nii ootan, et ma saaks sinna tagasi minna. Et ma arvan, me oleme käinud ju, me oleme käinud koos mingites uustes saalides. Ma olen üksi käinud USAs olles väga nagu ägedates kohtades on ja, aga mingi väikse linna kohta see Iron Office oli haigelt hea saal. See oli nii palju häid masinaid. See on Ameerika suhtes väike linn, aga Euroopa suhtes on tegelikult ikkagi päris suur linn. Et tõesti ma väga igatsen, ma juba visualiseerin, kuidas me oleme seal Fresnos, siis me jalutame sinna saali, vaata, teeme treeni. Ma sain tagasiside, et see ei ole tegelikult Fresno on ja, et see on Clovis tegelikult. Clovis. Need on 2 erinevat linna veel, see linnas on ja ma ütlesin ka, et kas ma elan nagu laagris või ma elan nagu Tallinnas või tegelikult ei ole. Tavai. Aga tegelikult seal ei ole vahet, ma nimetan kogu aeg seda Fresno. Et ja lennupiletid on vaja ära osta, see tuleb meelde praegu siin. Golf on endiselt müügis. Jah, ostke golf ära. Ja mis ma tahtsin rääkida, on, et imelised vahuri müügipildid. Ma ei tea, kas ta nagu inimest vaatasite seda kuulutust, aga kui mina vaatasin, siis ma olin ikkagi päris pettunud. Tegelikult ma tegin aastaid rasket tööd, ma nägin vaeva, et ikkagi vahur oleks professionaalne fotograaf tehniliselt.
ja kui ma nägin, millised müügipildid ta suutis teha, siis ma lihtsalt hoidsin peast kinni. Sa tegid uued pildid, aga auto on ikka alles. No aga vähemalt, et pildid on palju paremad. Okei, see selleks. Jah, ma nägin seda kuulutust, ma ütlesin kohe, et vabandage väga, aga nagu mis asi see on. Tegelikult olid väga ilusad pildid. Ma läksin, tegin uued, täiesti, ma olin väga rahul enda tööga. Jah, et minge vaadake. No vaata, ma annan nädal aega veel aega sellele. Pushiga, ja kas sa tahtsid mingit rahaga maksta kellegile, kes leiab ostja või? Jaa, nagu, et jagajate vahel, aga nagu jagamisi oli, alguses palju vaatamisi oli, aga... Ei, no mina ütleks ikkagi nii, et see, kes aitab leida ostja. Mitte lihtsalt jagajad, vaid kes aitab leida ostja. Nagu nii on niisugune lappes, ma ei oska seda sotsiaalmeedia asja, ma isegi ei näe, kes mul tegelikult kõik seda jaganud on. Ma arvasin, et ma näen pärast mingit listi. Ma ei tea, ma ei käi seal nagu tegelikult Facebookis üldse nii palju. Ühesõnaga, keegi saab raha. Kas oleks nõus niimoodi ütlema, et see, kes aitab leida ostja, see saab selle raha endale? 200 eurot või? 250 eurot. Ma tegelikult on niimoodi, ma ütlesin, et suht suure tõenäosusega ma viin selle auto kokku ostu, on ju, suht väikse raha eest ja ma ei anna ühelgi isikule seda raha, aga mul on see, ma annetan selle. Aga palju see kokku ost pakuks? Väga vähe, aga nagu parem kui see, et see seisab. Seisab ja saad 0, on ju. No ikkagi... Sa sõitid selle kohe päeva? Ma sõitsin selle ükski mitu korda. Sõitsid või? Jah. Siis ütlesid, et sõida. Ja, praegu vaatasin, et ta on tolmuseks läinud. Et peaks no jaa, sest et õues tolmab kogu aeg, on ju. Ja, peaks selle tegelikult viima uuesti korraks üle laskma ja panema sinna parklasse seisma uuesti. Kahju on, et auto seisab. Ta võiks nagu sõita. Sellega on... Nii, et ostke ära ja saate sõita. Sellega on nagu siuke teistmoodi on sõita selle autoga. Ei, ta on väga vahva ja inimesed vaatavad ja inimestele väga meeldib see auto ja ta on tuus. Ma väga näen sellist 20. alguses siukest noort testosteroon alles tööle hakanud poissi, kes tuleb, viskab oma need brokolijuuksed kuradi, hüppab sealt välja vaata. Et see oleks nagu väga tuus. Brokolijuuksed. On ju. Ei no see oli tõsi, nagu kuidas sa ise vist ütlesid, et kui sa ostad Bemmi, siis sa saad teised Bemmi mehed endale DM-i ja kui sa ostad golfi, siis saad naisi. Ja et pussimagnet on juba tehases nagu sisse pandud. See on sees ja see töötab hästi. Oi, kus see töötab hästi. Oi, kus see töötab hästi. Okei, golf sai ka praegu päris head nagu reklaami on ja. Nii, mis meil veel siis update'id on? Minul oli täna siis oma uue treeneriga 3. trenn. Kas sul homme ei pidanud olema või? Hommen ka. Mul on nädalavahetusel ongi 2 päeva järjest on laupäev, pühapäev. Mis sellest online'ist sai? Online'ist sai ikkagi nii, et ma teengi mingid trennid teen üksi ja mingid teen temaga. Et aga ma ütlesingi, et nädala sees ma ei saa käia, sest ma muidu tean, et Sergei on selline treener, et tema tüdrukud ja poisid vist teevad kõik trennid koos temaga. Ja ma mõtlesin nagu, kui ma peaksin reaalselt nagu kõik trennid niimoodi verd sittuma, siis ma vist ei peaks vastu sellele. Et ma olen nõus 2 korda nädalas verd sittuma, aga kui ma pean iga trenn niimoodi, et ma panen iga trenn piirajasse, tema vahest on see, et ma lähen trenni, ma tean, et mul ei ole täna mingi kõige nagu haipim olla, siis ma lihtsalt võtangi rahulikult. See ei tähenda, et ma pingutaks vähem, aga see on see, et ma vahepeal puhkan settide vahel võib-olla kauem on ja ma teengi trenni mingi 2 tundi. Sest ma tunnen, et ma ei suuda seal mingi kuradi anda endast nagu kõike, aga kui sa treeneriga teed, vaata, siis Sergeiga on ka see, et me teeme siuke circa nagu tund aega, võib-olla seal 10-15 minutit rohkem on ja aga see on reaalselt niimoodi, et mul oli pulss enamus aega, see ei läinud lihtsalt alla 120. Et isegi kui ma puhkasin, siis ma ei taastunud ära nagu pausidega. Ja siis ta on ka siuke, tead, mina peale vaata, et ta tahaks, et mul läheks madalamale, aga mul ei lähe. Et ja siis jälle harjutuse ajal 170 on ja siis jälle ootad mingi
2-3 minutit, et ta tuleks tagasi alla. Et päris nagu noh, ongi situd normid verd ja raske on, aga seda me ju tegelikult tahamegi. Raske peabki olema, lihtsalt sa tammud lihtsalt ühe koha peal. Sa ei arene, tuleb ikkagi võtta nagu kätte, täiega pushida nagu seina ja see sein läheb kaugemale, mida rohkem seda seina pushid. Sa tead ise ka, Ironmanis samamoodi ju, sa peadki seda seina kuradi raiuma selle ujumisega, kõigega ennast nagu lükkama sinna maksimumini, sest muidu see sein edasi ei lähe. Et mida kauem sa sinna seina rammid, seda rohkem see sein liigub. Ja, see on väga, sellepärast mulle ka praegu meeldivad siuksed üles-alla trennid, et rattaga sõidan tegelikult võrdlemisi rahulikult, lihtsalt, et harjuda uuesti ära. Ma ei olnud peaaegu aasta aega sõitnud, Nüüd vaikselt hakkab juba niimoodi, et juba veeren nagu kiirust on normaalselt, see võimsust on okeilt, pulss ei lähe kuskile karu perseni ja sõidan kõik siukses rohelises. Aga jooksud ma teen küll, ma teen seda jooksmatka, et jooksuosad ma nagu pingutan. Siuke ma tean, et mõned vennad ju, siin nimesid ei hakka uuesti nimed, mõned vennad jooksavad rohkem veel kiiremini, aga minu jalad on minu jalad. Need on, et ma pean, mul on juba selle kuu aega, 1,5 kuud, mul on juba niimoodi, et siuke, ma tunnen, et ma piiri peal, ma pean nagu tegema natuke vähem, et seda valu taluda ja siis nagu, aga mul nüüd järgmisest nädalast on nagu see, et ma 4 magamata öö asemel nädalas on 2 magamata ööd. Ehk 50% läheb elu lihtsamaks. Sul siis kuidagi töögraafik muutub või? Nice ju. Mõnes mõttes küll, ma saan päevasel ajal tööd teha, ma saan lihtsalt saalis vähem olla, aga ma olen nagu nii ju saali kliente ära öelnud praegu pigem. Kui juurde võtnud, et mul ei olegi aega sellega tegeleda ja siis tulebki pushida veel paar kuud. Jah. Kas see jääb su ainukeseks Ironmaniks sellel aastal? Jaa, kus ma jõuan siin veel midagi? Ma ei tea ju, mis sul järgmine aasta on plaanis teha 2 ja loodetavasti kuskilt midagi pooleks ei lähe. Teen selle ära ja siis kohe ei lase mingit õhku vahele, vaid läheb edasi. Jooma ei hakka vahepeal, jah? Ei, kus me peaks jooma hakkama? Kindlasti ei hakka. Ma ei tea, igaks juhuks küsin, tega ei ole plaanis. Et kindlasti ei hakka. Jah, pushida tuleb. Õnneks on veel nagu aega. Homme muidugi see homne Pärnusse sõitnas, see on 150 kilomeetrit. See on nagu pigem rahulik. Ma pean täiega vaatama, kus ma mingi peatusi teen. Sul on ju vähe pudelit täita vahepeal, jah? Mul on vähe joogipudeleid ja ma ootan mingit spetsiaalset juppi sinna, et saaks. Okei, no saab põnev olema igal juhul, siis ma ei tea, kas ma saan sind jälgida kuidagi. Kas ma näen sind Fine Mais vist äkki näen, on ja? Et siis umbes teame, et kaugel sa oled ja millal umbes jõuad ja? Ma ise loodan, et mul auto ikkagi tuleb suht samal ajal järgi, kui ma jõudma hakkan nagu. Siis ma lähen kuskil pesema, siis ma tahan süüa ja siis vaatab edasi. Okei, no huvitav saab olema see homne retk meil on ju. Nii. Oota, Jim Bespardi asi jäi nagu selles mina ei ole nagu üldse tuttav sellega, okei. Spartas siis põhimõtteliselt oli nagu öö ja päev selle idakeskusega või kuidas? No oli küll, jah. Kas see oli ainult sinu arvamus või see oli selle... See oli suht üksmeelne arvamus. Ma võin sulle kohe öelda, me eile editisime õhtul seda videot kokku. Kui pikad need videod on seal? Tead niimoodi, et see... idakeskuse video oli meil 28 minutit, suht vähe. Ei, see on... Vilnius, see esimene oli meil 38 minutit, aga Sparta oma läks meil tunniseks. Päris pikk on ja. Aga see väikestest juppidest see edit on päris keeruline. No jaa, aga seal oligi nagu rääkimist oli ka vaata päris palju on ja. Sparta ongi suurem saal ju. Jaa.
no tegelikult Ida-Keskus on ka suht suur, aga noh, me seal jah, nii pikka juttu võib-olla ei teinud ja võtsime nagu veits kiiremini selle asja kokku, aga me nagu hindamegi põhimõtteliselt lõpus skaalade järgi. Meil on 4 nagu sellist kategooriat ja siis me paneme overall'i, et kategooriad ongi siis environment, visual, masinad, nagu atleedivaade, minul siis bikiini, Rasmusel siis nagu bodybuilder ja siis me paneme overall'i kokku. Ja mõlemal on nagu oma siis need... No ma ütlen päris ausalt ära. Ma arvan, et visuaali suhtes nagu džimmidele ei saa keegi vastu, sest nad on tegelikult... See oleneb, mida inimene soovib. Lihtsalt see hall, värv, kõik see, mulle nagu täiega meeldib. Ja tuus, ja ma ütlen, et džimm on päris ägedad, neil on ilusad saalid, aga mina näiteks visuaali koha pealt hindan seda, kui mulle just meeldib siuke veits nagu räpane, siuke ratchet, seal on nagu töövaib, kui on mingi seintel mingite korradi bodybuilderite pildid, mingid karikad, värgid, vaata. 10 aastat tagasi Kohtla-Järve kortermaja keldris. Jaa, vaata, see oleks nagu tuus on ja, et kui sa oledki seal Kohtla-Järve keldris ja sul on head masinad, sul on mingisugune kuradi rock, muusika mängib seal on ja mingi räme heavy metal, kettaid loobitakse, testosterooni ja igi ja kuradi raualõhn käib sul üle pea on ja, vaata see on minu nagu visuaali 10/10. No jah, aga see on nagu siuke, see on nagu sinu maailmavaate nagu siuke jaa, aga me... sa pead vaatama, mis te peate ikkagi nagu mõtlema nagu tulema nagu endast, okei, ja enda arvamus ka, aga sa pead mõtlema nagu üldsuse peale ka. Aga üldsus saabki juba oma skaala panna selle põhjal, mis ta näeb meie videos, et kui tema, ma ütlen näiteks, ma ei tea, Spartale andsin visuaali 9. Võib-olla mõni inimene vaatab, et tema annab 5. Okei, see on tema skaala, andku. Aga mingi hing peab minu meelest asjal olema ja see hing tulebki nagu sellest, mis seal saalis nagu on ja. Et ma ei ütle, et gym on väga puhas, gym on ilus, uus, kõik on nagu selles mõttes hästi hoolitsetud, valgus on üldiselt hea on ja... Te peate Tallinnas valima välja, ma arvan, et Tallinnas, kui te teete, siis tehke ikkagi Rokast. Ja me kindlasti lähme sinna ja absoluutselt. Ja siis, eks siis ka... Ja kui vaja on ikkagi nagu spetsialisti... Siis sa tuled ka videosse, jah? Ei, ma ma ei usu, et ma videosse tulen, aga ma võin olla teejuht, vaata. Okay. Tulete oma bodybuildingu asjadega seal ütlema, siis ma ütlen teise koha pealt. Absoluutselt, ei sinu enda kuldne lause Eesti Vabariigi põhiseaduse järgi on meil kõigil õigus oma arvamusele nii kõnes, kirjas kui pildis. Just. Jah, ja... Ei, see on tore. Jah. See on tore, see on siuke, ma olen aru saanud, ma räägingi, ma ei ole ise vaadanud. Ma olen kuulnud võiks vaadata mõne kliendi käest, et see on siuke meelelahutus. Ei, jaa, muidugi, see ongi meelelahutuslik, aga samas, ma ei tea, ma olen saanud väga positiivset tagasisidet. Jah, aga seda on vaja, võib-olla mõned inimesed otsivad mingit saali, vaata. 24/7 on ja sa tahadki näha enne, kui sa lähed sinna saali, et mis sind ees ootab. See on nagu menüü vaatamine. Me teeme selle teie eest ära. Ja ma küsisin igasuguseid saale, mis inimesed tahavad näha, jumala palju soovitusid oli. Mingi, ma ei tea, mingi Paide saal, siis mingisugune Kapa-Kohila saal on ja, et me kindlasti lähme Kohtla-Järve HC-sse, me kindlasti lähme, kes on mingi Paide, mingi masinatehas, vana mingi, ma ei tea, mingi piimatööstuse mingi saal on ja, siis Arabete jõujaama meil plaanis, siis on Raplas on üks mingi MI, ma ei tea, mis iganes fitness on ja, et just sükestesse ägedatesse kohtadesse, kus võib-olla ongi, et inimesed muidu ei satu, aga ma olen nagu vana see jõuksiturismi vend on ja, et ma võin sõita hea jõusaali pärast kuskile kaugele, puhtalt sellepärast, et seal teha trenni. Või kui ma olen läheduses, siis ma lähen on ja, et sama nagu ma siin talvel käisin seal Narvas puhkamas on ja, ma tegin tee peal peatuse, et minna Kohtla-Järve HC, sest ma polnud seal mitte kunagi käinud. Ma tahtsin seal saalis trenni teha. Ei, seal on uus saal nüüd. Millal nad tegid selle uue? Ma ei tea. Ma mäletan, kui me käisime hästi ammu seal Kohtla-Järvel. Kortermaja keldris oli see jõusaal.
see oli Juudas Maria Mart. Võib-olla siis nad on kindlasti uuendanud seda. Ja see on 10 aastat tagasi kindlasti. Seda võib-olla tõesti oli. See oli päris huvitav saal. Võib-olla seal Narva-Jõesuus puhkama, siis käisime seal. Tere, kui sa nüüd ütled, siis mul tuleb meelde. Jaa. Isegi, fucking hell, oli jah. See oli päris retsi ja põrandad liikusid, mingi plaadid olid lahti. Ja kunagi oli HC ka Koplis, aga see pandi ka mingi 10 aastat tagasi kinni. Kindel või? Koroona ajal oli minu arust lahti. Väidetavalt, et seal olidki prügikotid ette pandud, et pidi käima aknadega piilumas. Päris pull. Ei, no see oli jah. See oli see mingi aeg, kui me pidime gripi pärast kõik kodus passima. Jah. Ja Puhangu 8 oligi. Kunagi oli. Oi, neid saale on tegelikult palju, kus nagu käia ja igal pool on midagi nagu head. Mulle ka 24/7 mingid asjad meeldivad, mingid asjad absoluutselt ei meeldi. Gymmis meeldivad natuke rohkem asju, aga on ka asju, mis võiks olla. No seal on nagu siis see, et mõnes saalis on mingi masin, mis võiks ka seal saalis nagu olla. No TechnoGymi puhul on see, et ma tean kõiki TechnoGymi masinaid. Et mind nagu mul ei ole seal mingid üllatavat faktorit on ja. Et ma ei ole väga rahul TechnoGymi equipmentiga. On palju paremaid asju. Ja kindlasti on. Jah, et me võime sinna tulla puhtalt for fun. Ja, aga see, mitte minu pärast. Ja projekt ongi tegelikult for fun. Et jah, minu arust see on väga põnev ja eriti põnevaks läheb see, kui me ikkagi hakkamegi kuskil käimagi välismaal on ja saamegi teha nagu välismaal neid reviewsid. Et ma tean, Soomes näiteks üks kett PTV. Me nüüd olime Soomes, sitaks äge saal oli. Ja neid on nagu palju seal, väga palju. Kui me lahtis olime, ma tahtsin ka sinna PTV-sse minna, ma ei saanud. Miks? Ma ei saanud selle mingi äpiga hakkama, seal mingi räme kepp, mäletad, ma olin jumala kuradi mokkmossis seal trenni saan ja ja see oli päris hull, aga seekord me saime hakkama selle äpi mingi asjaga seal, aga Soomes on veel nagu väga palju ägedaid saale, et ja USA on ja ma ei tea, kas ma USA-s ka kavatsen filmida seal midagi, aga tegelikult nagu trenni kindlasti võiks tehagi lihtsalt võib-olla mingit USA vlogi natukene. Et mõte nagu on. Ma tahaks täiega sinu nagu Ironmani seda päeva ka vlogida. Ameerikas me nagu nii, me oleme seal 2 nädalat, me peame 2 episoodi ka seal tegema nagu nii. Et see on juba omajagu vlog on ja. Üks ongi siis, ma arvan, kohe kohale jõudes näiteks. Ja siis nagu see eelne nädal ja siis tuleb ju kohe võistlus peale. Et ei, see saab pull olema, ma arvan. Jaa, absoluutselt täiesti nõus sinuga. Et jah, kahjuks tuleb lihtsalt seekord tänu sellele keerulisele aastale tuleb lihtsalt nagu nautima minna, aga jah. Kui sa ütled seda, siis tegelikult see tõotab seda, et tuleb hea. Sest et sa oled ennegi nautima läinud ja teinud parimaid tulemusi. Nii et okei. Ma tean, et kõik elavad sulle kaasa, me kõik toetame, tahame, et sa nagu õnnestuksid on ja vaatame, aga see mindset on selles mõttes hea, et ütleme nii sa pead nautima seda, et isegi kui sa tead, et kõik ettevalmistus, kõik on olnud nagu perfect. No kahjuks ei ole praegu vaata, et ikkagi 2 kuud ammustati välja. No aga me ei tea. No ma ei tea ka, võib-olla on nagu õiget vigastusi tõesti nagu kõik sai ära taastuda, aga ja praegu ma võtan nagu suht pingevabalt, et balansseerin oma seda elu. Väsimus on küll, ma olen nüüd siin mõned nädalad isegi siuke sinna peaaegu 20 tunni ligidale trenni teinud, pluss 50 tundi ühte tööd. Okei, nüüd oli väike puhkus, aga siis veel saali asjad ka. Ja overall väsimus on lihtsalt nagu päris rets. Kujutan, et ei ole lihtne see kindlasti on ja 2 tööd veel lisaks ettevalmistusele. Aga mis sa teed, ega ei viitsi ju kodus passida? Ei no, ei olegi mõtet passida kodus. Midagi on niikuinii vaja teha ja suvi ka ja tegema peab, jah. Väljas olema võimalikult palju
D-vitamiini, nagu näete, siis ma olen väga D-vitamiini maias. Mul nii, kui ma arvan, et ma peaks screen time'ist vaatama, kui palju ma seal Weatheri äpis aega veedan ja vaatan nagu seda, et mis kell on UV kõige parem, et siis ma olen nagu õues kindlasti. Mis on nalja teed, ma vaatan ka kogu aeg. No sina vaatad, millal sa trenni saad teha. Ma vaatan ka praegu, vaatan Ürno on okei, homme hommikul, hullemaks läinud või? No ta tegelikult, ta lubas ammu juba nagu vihma, aga samas nagu väga ei ole, 18 kraadi, 19 kui hakkaks sõitma, tuult on natukene, aga vahet ei ole, ma nagu nii rahulikult kruiisin. Mõnes mõttes ongi parem, kui päike ei lõõma pähe, et pigem hakkab ikkagi rattal sõites nagu soe. Ja mõtle, kui täna see mingi 27 kraadi. Ma pean täna jooksma. Päris, see tõmbab su nii nagu dehydratiooniks kohe. Ma lähen õhtul, sest mul eile ka koer, mul on Aafrika koer, Enzo Basinji, kes ei tea. Kes siis Enzot ei tea? Ma jalutasin Selverisse ja tagasi, see on 2 kilomeetrit. See vend oli täiesti küpse, nagu juba kogu aeg hakkas nagu, viskas nagu pikali, aga lõpuks jõudsime aiast sisse, siis täiesti külje peale. Kõik. Ja siis kui tuppa lähed, siis ta on nagu see, et põrand on veits jähedam. Ja siis ta ongi, läheb ühe koha peale, siis natuke tõuseb püsti, läheb järgmise koha peale, aga ta kolksuga viskab maa kogu aeg. See on jumala naljakas. Jälle toasegi tik-tik-tik. Natuke aeg on, siis jälle ta otsib ka jahedat, mis siis teha? Ja vinged tegelased on. Mul oli siin üks päev üks Soome naaber, mul ülemine korter on Airbnb's, temal oli hästi suur koer. Ta käiski koeraga, ma rääkisin natuke jutud, aga käis nagu lõikusel, suur see bulldog oli tal. Osa. Isane. Ja siis minu oma toas ju ulub seal, kui mööda kõnnib akna taga. Aga jah, tema tuli Soomest Eestisse operatsiooni tegema. Et kui me siin räägime, et on kallis. Siis Soomes on, ma arvan, et jah. Seal ütleski, et ta oli 3800 Soomes, siin 1300. No mis hopp oli? Mingi põlvehopp. Ui. Põlved, puusad ongi nendel päris nagu minev asi on ju. Et ja lemmiklooma asi on see, on päris hull. Peab ikka jah, kotiga see kaart seljas olema, kui looma tahad. Mul on isegi hästi, et nagu minu allergiad on, mul see Enzo allergiad on võrdlemisi vähe võtnud nagu raha. Viimane arstis käik oli täpselt 88 euri, ilus summa. Pole väga hullu. Summa. Pol tullu. Ma tean, et ma saan nagu kontrolli all, aga mul on vaja ikkagi see, tal on ikkagi see hormonaalne värk, peksab nii üle, vaata. Hormonaalne hullamine on tal, jah. Tahab kuradi kõigiga kakelda ja. Ta on suht kuradi füürer. Jah. Täiega füürer. Kõige hullem on see, kõige naljakam on see, et isegi suuremate emastega hakkab. Jah. Aga üks päev oli ja Reidi tee, vana ja nägib üte emast. Täitsa nagu oli, siis läksime korra eemale, siis jooksime uuesti kokku ja siis emane kohe nagu emased ikka. Üks hetk nad on lillalalala, teine hetk on hambad sees reis. Tira, naised reis. Ameerika mäed, aga ei saa ilma. Homoks ikka ei hakka, on ju. No. Mõni on võib-olla ka läinud üle, sellepärast, et on juba kopp ees. Saad sa aru, ei, tegelikult sa pead seda nautima ka mingil määral. Mees peab nautima seda naise, kuidas ma ütlen, võnkeid. Ma olen ka saanud siin tagasisidet, et ma olen juba emotsionaalne. Sa ka vana koer õpid uusi trikke või? Aga see ei ole emotsionaalne, kui ma lihtsalt lähen nagu mingi hetk väsinud, ma lähen hästi konkreetseks. Hääled on muutub värki-särki, ala see siuke töövahur tuleb välja. Ära tee seda, see põmm. Aga siis see on nagu jah,
ega ma ei hakka karjuma ega mingi kuradi asju loopima, aga no mis siin salata, minul on ka see, et kui keegi nagu on siuke noh, nagu sa nagu kirjeldasid minuga, siis ma olen nagu see, et miks sa ründad mind ja siis ma tõmban ise kaitsesse ja siis tulebki ja siis läheb nagu lumepall veerema. ja, aga see ongi see, et aga tegelikult naistele on see lubatud, et nad võivad käia need selles suhtes, mees ei tohi sellest, aga kui mees natukenegi teeb mingi selle, et on nagu väsinud, täna on veits konkreetsem, siis see on kohe. Aga see ongi dünaamika, see peabki, see on jumala okei. Aga lihtsalt aru saama, et ma hoiatasin nagu päris pikalt ette, et kui tulebki see, et see suvi jõuab kätte, kus ma pean nagu trenni tegema, tööd tegema, kõik asju, siis ma nagu... Sul ka flippab ära, on ja? Flippab ära lõpuks. Pole ka kõik võimas. No, kuigi suht võimas nagu. Proovime siis meestega ka ikkagi natuke nagu hellemad olla, et laskma neil ka olla vahepeal see, kes poeb kaitsu ja tahab pai saada ja on nagu... Ei no laske mehel ka vahepeal nagu auru välja lasta, et ta ei pea kogu aeg olema see valvel. Nagu, kuradi rock solid, vaata. Tegelikult ei pea ja ma arvan, et ei saagi nagu eeldada seda kogu aeg, et nii oleks, on ja et minu meelest vahepeal nagu... Ei, otsuseid on vaja vastu võtta ja nagu mingil määral pead nagu olema, aga lõdvaks pead ka saama lasta. Ja sul peab olema see turvaline inimene kõrval, kellega sa saad seda ju teha, on ja. Et jah, no balance peab olema. Balance. Jah. Ma arvan, et on, et saab veel nagu paremaks. Ma tegelikult juba ootan nagu mõnes mõttes seda, ma ootan seda selle aasta võistlust, aga see on täpselt see sama võistlus, nagu oli ka selle peale seda Barcelona katkestamist, vaata, kui ma läksin lihtsalt Poola selle mõttega, et lihtsalt nagu saada elamus, et uuesti nagu finišeerida ära ja siis vaadata sealt edasi. Edu elamus. Siis tuli kohe Tallinna pikk, mis tegelikult ei õnnestunud kõige paremini. Tahaks järgmine aasta teha nagu hästi. Sa teed Tallinnat ka järgmine aasta? Või Barcelonat? Mul on selle, mul täispika valik ongi, vaatame, kuidas see California on. Tallinna uus rada, kui see järgmine aasta jääks samaks, see Tallinna rada võiks nüüd jääda nagu samaks mõneks ajaks. See mulle tundub praegu ahvatlev, sest see rattarada on nagu see, ma tean, ma olen seda neljarealist hästi palju Tallinnast välja sõitnud omal ajal. See on nagu maru kiire. See on nagu päris hea koht mõte, sa tuled eest välja, sa saad kohe ülikiire lõigu peale, sa saad seal jumala hästi enda ratta käima, siis lähed veid selle koleda osa peale, siis see on nagu fantastiline ja see Tallinna jooks on nagu nii päris meeldiv. Ja kolmas? No ongi ja Barcelona. Aga Barcelona ongi see, et kui see nüüd aasta lõpus on ära, see tuleb kohe ära osta. Jah, ma ütleks, et noh, minule isiklikult Barcelona vibe meeldis rohkem kui näiteks Varssav, meeldib rohkem kui Tallinna ja noh, nüüd ma ei saagi võrrelda enne, kui me ei näe ära siis Californiat. Lahtis olime, seal oli küll lühike on ja, no Poolas oli ka lühikene, aga et ütleks jah, et kõige nagu ägedam vibe, kus mina olen olnud kaasas Ironmanil, on olnud isegi, ongi Barcelona. Tegelikult Hawaii oli ka teema. Hawaii oli väga teema. Sa ei saa võrrelda Hawaiid mingit tavalist. No ei saa, aga ikkagi see, võib-olla see Partsa on juba lihtsalt nii nagu kodu vaata. See on nagu see, et sa oled suvilassa. No ja. Ja ta ei ole isegi Partsast, ta on ju seal Calellas õigesti. Calella. Jah, kirjutad Calella, aga hääldad Calella. Et ülivaib koht. Kõik on see, kõik, no sa tead juba neid tänavaid seal on ja sa, ma ei tea, Mapsi ei kasuta seal, sest sa lihtsalt tead juba, kus on Carrefour, kus on kuradi, jah. Kus on odav maisipallo. Jaa, sa tead kõiki neid minimarketeid on ja kus sa saad seda veipi osta, kõik asjad on ja. Ei, ja seal on see rada on ka nagu hea. Või kõik siin on nagu see, et mulle nagu täiega meeldib just Ironmanil see, kus sa saad jooksurada on edasi tagasi sirge, vaata. Võimalikult vähe pead mõtlema. Ja seal on nagu jah, see rannamelu on nagu äge. Kas Monacos tehakse ka Ironmani või?
seal kõrval Niitsas on veel väga populaarsed, sa olid suht samal ajal tookord seal ka, kui maailmameistrivõistlused olid seal Pihkval. aga miks sa seal ei taha teha? Niitsas, Ironmani. Niitsa on ka päris tuus. Jaa, ei no see on äge, aga mul on nagu see, et ma ei mäleta, kas see on mingi septembris äkki või. Mulle tegelikult sobivad pigem ongi need oktoobri asjad meeldiksid rohkem. See on nagu siuke aeg, kus tahaks tegelikult selle suve nagu kokku tõmmata. Tallinn on augustis, tegelikult võib veel septembris saad ka veel nagu jumal normaalselt siin Eestis treenida. Et tahaks seda nagu edasi lükata. Okay. Ma mõtlen lihtsalt enda Sinu preferents on ja see on ka täiesti laadne. Et kui ma näiteks, kui California on nagu hästi mõnus, siis tahad uuesti minna? Siis ma tahaks kindlasti teha veel. Tallinnasse saab iga kell võistlema minna, see on nagu selles suhtes nagu siuke safe spot, vaata. Kui tõesti ei jõua seal aasta lõpus midagi ära osta, siis ma tean, et ma teen augustisse. Kui järgmine aasta mul ei juhtu mingit õnnetust ja ma saan kohe, tuleme oktoobris tagasi ja saan kohe edasi treenida, siis ma ju olen augustiks kindlasti veel parem ja valmis nagu. Et mul ei tule mingit vahe sisse. Ei murra midagi ära. Loodame tõesti, et aitab küll nende vigastustega. Praegu võiks nagu terved olla. Ja mul on endal siuke, nagu ongi praegu plaan, et tööasi läheb natuke stabiilsemaks. Trenni asja ma teen nagu nii, see on hobi ja siis tahangi enda jaoks saada selle siukse trenniplaani, et see on mul kogu aeg põhimõtteliselt võrdlemisi üks ja sama. Aga siis nagu treeningute sisuga mängin ja lihtsalt, et konstantselt kogu aeg nagu gramm ja haaval saaks paremaks. Ma teen seda long game'i, sest ma olen juba päris vana, ma olen päris räsitud, ma ei võistle kuskil mingite võitude peale, ma võidan ise ennast iga kord, äge on vaadata muidugi, kes nagu teevad võitude peale, see on nagu tuus, ma pigem nagu harrastan ja mõtlengi seda, et lihtsalt 40-piselt olla ka vitaalne. Olla siuke, nagu nii oled nendest 25-stest parem, aga kuulsite? Muidugi, kuule, nalja teed või? See pole kahtlustki, et seal lihtsalt ongi see kogemus, elukogemus. Et see üleskasvamine seal ajas, seal kohas, kus mina olin ja see, mis tuleb nüüd ja kui sa oled füüsiliselt ka veel ikkagist nagu... Ja sa oled väga, ongi see aeroobne võimekus on väga hea ja see on väga oluline. See on kõige olulisem, sest et kui sa võtad võitluslikult on nagu see, et tehnika tehnika tapab jõu ja kõik selle tapab ära vastupidavust. Kuldsed sõnad. Kui sul nagu jõud kaob kõige ennem ära, siis kaob tehnika ära ja siis on vastupidavust läinud ja siis on perse. Et ma arvan, et ma olen praegu ikkagist, ma sihin alla 30 seda fitness age'i. Ma olen 30 praegu Karmini järgi. Et nii ongi. Kuule, aga mina isegi tõmbaks võib-olla otsad kokku. Suve jäpp ja ongi, vaatame, mis siin see suvi toob, et me oleme kuskil suvega poole peal. Tegelikult suvi aja poolest algas ju alles jaanipäeva paiku ja kestab ju poole septembrini, et tegelikult ei ole suve sittega olnud. Mina lähen Rooma järgmine nädal, mul on väike Rooma seiklus ootab ees ja siis võib-olla saame Roomast rääkida. Väike reisi siuke kokku võtta. Ja soovime siis kõigile head suve jätku. Tehke sporti, võtke päikest, sööge värsket toitu, sööge värskeid marju, minge turule, minge seiklusparki, sõitke rattaga. Ujumas olen mina käinud see suvi isegi Eestis.
käisin Rabajärves ja olen trapis käinud ujumas. No mul on ka trapis mõned korrad No jah, aga ma pole aastaid Eestis ujunud. Kordagi, nagu suvi on, ma ei lähe ujuma. Ma lähen ainult reisil ujuma, kui vees on 25+ kraadi. Et kuidagi jah, see Viru raba tõmbas mind ja siis läksin trappi ka ja päris mõnna oli. Aga Rabajärv, ma ütleks, et see on nagu ülihea. See on väga soe. Uskumatu. Nii et ujuge, grillige, nautige ilma, chillige. Minge tehke õues täiskasvanute asju. Kas parmud söövad, andke neile ka süüa. Jah. Nautige. Suvi ongi see, meil on nii vähe seda suve, vaata Eestis niikuinii on ja, et võtame viimast ja ma ütlen ausalt, et mina suvel väga tööd ei taha teha, et mina tahangi lihtsalt chill, mul on minimaalselt teen tööd, maksimaalselt naudin elu. Et see on minu nagu see suve moto on ja, et küll see töö eest ära jookse. Ja kui jookseb, siis püüate kinni siis, kui sa oled valmis tööd tegema, on ja, et no räägib inimene, kellel pole kodulaene ega asju, et nagu seda ei saa nagu kuulata, et noh, kui te olete inimene, kellel on nagu kodulaen. Siis ärge seda nõu kuulake. Siis noh, tehke ikkagi see töö ära, et saaks nagu laenud makstud ja midagi kõrvale pantud ja siis kui on puhkuse aeg, siis tuleb nagu puhata. Et päris nii ka nagu ei saa, kõigil ei ole nii hästi. Kõigil ei ole nii. See oli veits bitter praegu. Aga nii on. Sa ei saa seda. Kui saate, kui teil on vähegi võimalik, siis võtke suvel rahulikult. Talvel jõuate rassida, kui ilma pole, niikuinii on siseruumis, siis olla parem kui väljas on ja, aga noh, ma ütlen, et suvel mina ei viitsi väga teha tööd. Kui on ilus ilma, mul on kohe halb tööd teha. No jah, kasutage ära seda valget aega ka. Ja. Et ongi, pole, kui keegi ütleb, et õhtul hilja treenida on halb või midagi sellist, ei ole selles suhtes, meil on terve öö on valge. Minge kas või öössel jooksma või tehke sammud öössel või päeval ongi, võtke seda päikest, olete tohm. Aga ärge und ka perse keerake. Vaata, selle 8-tunnise une väidetavalt võib jupitada ära või? Jah, sest et see mõeldi välja, see on madratsi firma poolt välja mõeldud tegelikult esimesena. Et mina ütlen küll, hooajaliselt ongi see, meil on nii valge väljas, ongi see aeg, kus pidada jahti, sigida, süüa värsket ja kui tõesti, vaata, ma saan ju eksisteerida küll, et teedki neid 3-4 tunni kaupa ja kui vaja on, siis liigud teisel ajal. Talvel jõuad seal pimedal ajal neid magada nii, et paha hakkab. Ei, ma lihtsalt praegu mõtlesin, et see circadian rhythm on ja, mis on nagu kehakell on ja, et see on ikkagi sulle ette näinud sellised püsivad tsüklid, millal sa peaksid magama, millal sul hormoonid midagi teevad. It is primarily reset by environmental cues like sunlight, mealtimes and physical activity. Et mingit nagu seda rütmi peaks ikkagi, kehale meeldib rutiin. Ja kui sa hakkad seda rutiini keppima nii, et sa jupitad oma magamist, siis sa teed trenni, siis sa magad, siis sa, ma ei tea, teed nagu jumal juhatab neid asju, siis tegelikult keha ei tööta kõige optimaalsemalt. Ma võin sulle ausalt öelda. Et see, ma ei ütle, et see 8 tundi on nagu must une suhtes. Mina soovitan rohkem. Mina soovitan magada 9-10 tundi. Aga kumb praegu, ma arvan, meie siin Põhjamaine, see, kes kirjutas selle või nagu ongi, kes elab kuskil, nad ongi ekvaatoril lähemal, seal on nagu see, et seal on kogu aeg see öö on ühtepidi pikk ja päev on ühesugune suht vaata, nad on nagu võrdsed. Meie, kes me nagu elame 6 kuud pimeduses ja hallis, ja nüüd on nagu niimoodi, ja siis on polaarpäev. Ja ma arvan, et lihtsalt see õues olemine ja selle valguse käes ja liikumine hooajaliselt natuke rohkem ja panna nagu uni nagu tõmmata nagu kokku ja liikuda selle võrra rohkem on tegelikult suures pildis, minu enda isikliku arvamuse põhjal,
on nagu kasulikum. Et isegi ongi see, kui ma päeval võtan seal päikest või tegelen, olen nagu rahulik, nagu päikese käes nagu on nagu tohmim olla ka ja siis alles õhtul teen mingi väikse näpi, pesen ennast puhtaks, siis on nagu värske olla ja siis teen veel trenni ja lähengi nagu hiljem magama, ärkan natuke, nagu ongi, läheb valgeks, ärkan nagu nii varem ülesse. See, ma arvan, et see ei ole midagi halba, ma arvan, et see on pigem kasulik. Do as you want to, et ma ütlen nii, aga lihtsalt jah, et te võite uurida selle circadian rhythmi kohta natukene, et mingit, ma pole selle kohta kunagi ise mingit research otseselt teinud, aga lihtsalt noh, ma nagu arvan, et kehal on vaja daily basis suht sama nagu seda klokki. See kõik toitumine ja see, mida üksluisemalt sa teed, seda parem tal on ja seda ta teab, aga ma just mõtlen, nagu ongi see, me peame hooajaliselt, meil on hooajad lihtsalt nii erinevad. Me ei ela seal kuskil, kus meil on suht Hispaanias või suht võrdlemisi üks ja sama kogu aeg. Et meil on seda pimedat aega, siis me peame nagu, ja ongi värsket, ei ole siis kõigil tekib see masendus ja praegu tuleks nagu võimalikult palju liikuda, teha võimalikult palju ära, et uuesti see masendusaeg tuleb peale, siis tõmbad oma und, oledki tubasem. Ma uurin selle kohta. Ma vaatan lihtsalt, kas on mingid nagu uurimustöid selle kohta. Erinevaid uurimustöid, kes kus kohta, kas on need Skandinaavia uurimused või on need tehtud kuskil ongi. Ja lõpuks panevad kõik kokku oma tõe, mis neile kõige rohkem tundub loogiline, sobivam ja nii on, et jah, kuule aga... No tavai, tõmbame siis otsad kokku läbi. Et praegu veel on minu jaoks veel liiga palav, aga vaikselt hakkavad trenni minna. Vend on käima saanud ennast nüüd. Tšau, sõbrad. 2 nokot on sees. Ja subscribe'iga ka. Tee veel lõppu siia. Tehke like, siis subscribe ja comment. See tuli päris hea praegu.